Tervitus! Tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja ma olen siin selleks, et jagada teile oma mõtteid, teadlikkust selles ulatuses, kuhu mina olen näinud. Ma ei pretendeeri siin täielikule tõele ja võtta siit kõik, mis sinuga resoneerub ja jätta kõik, mis ei resoneeru. Inimesed on erinevad, vaated on erinevad ja see ongi rikastav. Nii et selline väike eelsõnum. Nüüd minu eluolu on toonud tänaseks nähtavale ühe huvitava teema, mis puudutab meid kõiki mingil tasandil ja millest on oluline rääkida. Ja mul on selline tunne, et sellest on oluline rääkida. Nimelt ma räägin täna valukehadest, traumadest, lapsepõlves kogetust. Ja vaatame, mis tuleb. Vaatame, mis selle teemaga lahti rullub. Ma panen silmad kinni. Võib-olla teen need uuesti lahti, ma ei tea, võib-olla ei tee. Mul on teinekord väga hea ja lihtne olla oma kõrgem mineku ühenduses, kui mu silmad on suletud, et sellepärast ma aeg-ajalt räägin silmad kinni. Ja ma alustan täitsa algusest. Alguses selles mõttes, et selle elu algusest, kus sa praegu oled. Ja kui sa oled hingena kehastunud ühe beebi kehasse, siis sa oled valinud endale vanemad. Ilmselt oled seda juba kuulnud ja see ei ole mingi uudis. Kui sa oled mõnda aega juba spirituaalsel või eneseärkamise teekonnal käinud või ärkamise teekonnal, eneseavastamise teekonnal, siis see algab selles elus sellest, et sa valid endale vanemad, kuhu sa soovid kehastuda. Sa valid nad selle põhjal, milliseid kogemusi nemad on võimelised sulle andma, selleks, et sa saaksid ära teha, kogeda või ära teha oma missiooni, oma kehastuse eesmärgi. Vanemad annavad meile tihtipeale siis selle baasstruktuuri, mille peal me hakkame oma elu kogema. Nüüd, kõik, mida me kogeme esimese 3 eluaasta jooksul, läheb alateadvusesse otsa. Filtrid puuduvad, emad, isad on meie kuningad ja kuningannad, ehk et nad annavad meile tõe, mille me võtame kohe tõeks ja mille läbi me hakkame elama. Nüüd see minevik, kust me tuleme. Selles minevikus on teadvuse tasand, teadlikkuse tasand olnud selline, nagu ta on, nagu ütleme siis nii, et piiratud. Ja tänu sellele on meie lähiminevikus tegelikult ikkagi päris palju kannatust ja valu. Ja meie vanemad ei tee seda tihtipeale meile meelega, vaid me oleme kõik ohvrid. Ehk et kõik, mis on olnud kellegi elus, seda inimene hakkab ebateadlikult välja mängima oma elus ja oma loomises. Nii kaua, kui ta ärkab üles ja saab aru, et ta saab valida teisiti. Nii kaua on kõik automaatpiloodil. Ja nüüd, kui sina oled kehastunud vanemate perre, kus sa koged näiteks füüsilist vägivalda või vaimset vägivalda, armastuse puudust, hüljatuse tunnet, reetmist, seksuaalset ahistamist, seksuaalset väärkohtlemist,
alkoholi kuritarvitamist ja nii edasi. Mis ma saan öelda on, tahaks öelda, see number on 80% meist, kes me täna oleme täiskasvanute kehas. On mingi trauma talletunud otse meie enda armastatud vanematelt. Ja ma ütlen veel kord, nad ei tee seda teadlikult ja nad ei ole teinud seda meelega, vaid nemad on ka ohvrid, nemad on ka pimeda aja ohvrid. Aga sina, kes oled kehastunud nüüd, kus me oleme ülemineku ajal, madalasageduslikust eksisteerimisvormist kõrgemasse sagedusse, pimedusajast valgusajastusse, kuldajastusse või nimetame seda kuidas iganes. Maa on tõstnud oma sagedust ja teadvus inimestel saab tänu sellele rohkem avarduda ja me saame selgemalt näha, mis on tõde, mis on tegelikult tõde. Nüüd, kui sina oled sellel ajal kehastunud, siis ma saan julgelt väita seda, et sinu kannatus on sinu missioon. Sinu kannatus on sinu missioon ja see tähendab seda, et mis iganes lapsepõlve trauma on sinul kogetud, sinul on vaja tuua see armastusse ja valgusesse ja tervenemisesse. Sina pead lõpetama selle mustri maa peal. Vahet ei ole, kas sinu vanemad olid need, kes seda põhjustasid, näiteks võtame alkoholi liigtarvitamise traumad. Neid on tuhandeid, sadu tuhandeid peresi, kus see on probleem, kus on traumad selle pärast. Nüüd, kui sina paned selle liini kinni ja viid selle andestusse ja armastusse läbi oma tähelepanu ja oma energiatöö, oma valukeha puhastamise, siis see on üks liin, mis lõpeb. Sina lõpetad selle traumaliini ja sellepärast on sinu kannatus, sinu missioon. Minu traumaliin oli seksuaalne väärkohtlemine ja mina viisin enda sees selle sündmuse täielikku andestamisesse, täielikku kaastundesse, täielikku valgusesse, armastusse ja vabastamisesse. Ma vaatan täna oma traumat nagu mustvalget pilti. See ei ole enam mina, mul ei ole sellega enam ühendusi. Ma olen selle lõpetanud, vabastanud, puhastanud ja ma teadsin, et ma pean seda tegema. Sest vastasel juhul mina olen see, kes kannatab ja minu lapsed kannatavad. Isegi siis, kui ma ei anna teadlikult edasi seda programmi oma lastele, siis see läheb üle alateadvuse kaudu. Nii kui laps sünnib sinu välja, on ta automaatselt ühenduses ka sinu alateadvuse programmidega. Ehk et sinu vastutus on iseenda alateadvuses ja iseenda minevikus disharmooniad korda teha, vabastada, puhastada. Ja andeks andmine on vabastamine. Ja sul on vaja andeks anda eesotsas iseenda pärast. Sest sina oled see, kes kannab seda kaasas, mitte keegi teine. See inimene, kelle peale sa oled vihane või see, kes on sulle haiget teinud, tema elab oma elu edasi omas hingerajas, omas mullis. Ja kui sina koged valu, viha, raevu kellegi tegevuse suhtes, siis see on sinus. Ja see vajab vabastamist, et see ei kanduks edasi järgmistele põlvedele. Kui sa ei leia endast nii palju tahet, et teha seda enda pärast, siis tee seda teiste pärast. Tee seda oma laste pärast. Tee seda tulevate põlvede pärast. Aga tegelikult me väärime seda ainult iseenda pärast.
me väärime seda puhastustööd ainult iseenda pärast, see on enesearmastuse järgmine tasand. Et sa võtad enda seest välja iga viimase kui valu, puhastad selle ära ja lased selle valguseks haihtuda. Et sina saaksid kogeda nauditavat elu siin planeedil Maa. See on sinu vastutus. Nüüd, mida inimesed teevad selle asemel, et võtta tee oma mälus ja mälestustes sinna minevikku või joondada ära need allasurutud emotsioonid, vabastada need allasurutud emotsioonid. Inimesed põgenevad nende tunnete eest, nii kui jaksavad, kõikvõimalikel erinevatel viisidel. Kõige paremad põgenemisviisid on alkohol, tubakas, narkootikumid, seks, sõltuvussuhted, kõiksugu sõltuvused, sotsiaalmeedia, meedia, filmid, kuhu iganes sa saad viia oma tähelepanu, ületöötamine, metsik tööhobune, to-do list ei lõpe kunagi. Kõik selleks, et sa ei peatuks ja sa ei vaataks endasse ja sa ei tunneks neid tundeid lihtsalt lõpuni. Kui mina tegelesin oma baastrauma valukihtide vabastamisega, siis mul ei olnud veel seda teadlikkust, et tunnete sees on hea istuda, ükskõik kui intensiivsed nad on ja nad lihtsalt läbi hingata, läbi põdeda nii kaua, kui need lahustuvad. Ja sellel ajal kasutasin mina vabastavat hingamist. Ja vabastava hingamise tulemusena ma nutsin, röökisin seda valu, hirmu, kõledust, üksilduse tunnet, viha välja peaaegu 2 tunni vältel. Aga ma läksin julgelt sinna sisse. Ma lihtsalt teadsin, et ainuke viis, kuidas ma saan muuta oma elu paremaks, oma suhted lähedasemaks ja elada läbi oma südamekeskuse ja läbi avatud südame, see, et ma pean vabastama selle valukeha, mis toob mu reaalsusesse kogu aeg sarnast kannatust. See ise magnetiseeris mu ellu sarnast valu, et ma selle lõpuks otsa vaataksin. Ja kui ma seal sees olin ära käinud ja kõik need kihid lõpuni tundnud, välja lasknud, tekkis sügav tüüne rahu. Tekkis nägemine, miks ma üldse midagi olen kogenud. Ja tekkis selguse tunne kogu selle suurema mängu osas, mida me siin kõik läbi teeme. Sa ei ole oma elu ohver. Sa ei ole ohver. Me oleme käinud siin maa peal mitu korda ja meile on loodud siia karmaring, mis nüüd hakkab oma olemuses muutuma ja annab meile võimaluse sellest ringist välja saada. Aga tänu karmaringile on paljud meie kannatused meie reaalsuses. Ja kui sa näed selle ära, et kõigil on põhjus-tagajärg seos ja sa ei ole ohver, vaid sa oled võimas väekas hing, kes kogeb elu läbi füüsilise keha siin planeedil Maa oma erinevates nüanssides, siis sa leiad ühenduse enda sees selle algallika energiaga, selle võimsa, lõputu armastuse vooga, mis armastab kõike ja kõiki, täpselt sellisena, nagu nad on. Ja eesotsas see annab sulle võimaluse armastada enda kehastust ja mõista, et selle juures ei ole mitte midagi valesti. Kõik need omaks võetud tõed, mis sa võtsid lapsepõlvest kaasa, need ei ole tõed, vaid need on kellegi arvamused ja uskumused ja selle pimeda aja tagajärg, millest me nüüd välja tuleme.
ehk kallis inimene, ära põgene oma valu eest, ära põgene oma traumakehade eest, vaid vastupidi, mine nendesse julgelt sisse ja tee need lihtsalt lõpuni. Inimesed ekslikult arvavad, et nad peavad oma füüsilises reaalsuses muutma midagi jõuga, et nad peavad suhteid lõpetama, et nad peavad elukohtasi vahetama, et nad peavad töökohtasi vahetama või jumal teab, mida kõike veel tegema selleks, et mitte tunda seda tunnet. Aga see on illusioon. Sa ei saa põgeneda selle eest, mis on sinus. See on sinu raku tasandil. See energeetiline sõlm, mis vajab vabastamist. Ja sinu võimuses on sellesse minna. Tunnete tundmine ei ole tegelikult midagi õudset. See on meile räägitud hirmsaks ja halvaks. Ja ta on füüsiliselt ebamugav. Aga ta on lihtsalt energeetiline laeng, mis vajab vabastamist, lõpuni mängimist, et sa oleksid joonduses, et emotsioonid ei viiks sind enam keskmest välja ja et allikaenergia saaks voolata su keskmiskanalis puhtalt. See on minu sõnum teile täna. Et sa ei põgeneks enda tunnete eest, et sa ei põgeneks enda missiooni eest, miks sa siia tulid, vaid sa teeksid selle lihtsalt ära. Et siis siit edasi kogeda kergemat, ilusamat elu, vabamat elu ja koos oma lähedastega koos sa tervened. Kui te lubate üksteisel päriselt terveneda ja teis on see tahe muuta oma reaalsust paremaks. Just. Minu kodulehel on selline aktivatsioon nagu kõrgema südamekeskuse aktivatsioon. Ja ma arvan, et see on väga tõhus toetav loeng ja aktivatsioon, mille käigus sa saad ühenduse sügavamalt iseenda tahaks öelda armastuse kõrgema pilotaasiga, jah. See ühtsuse tundega ja sellise sügavama algallika armastuse energiaga, mis on meis kõigis olemas, aga mis on nende valusate emotsioonikihtide all lukus, peidus. Aga kui kõrgem südamekeskus aktiveerud, siis sul on lihtsam hakata mäletama tõde. Ja sul on lihtsam jääda kohale ja kehastada loojat läbi iseenda. Et nii, selline jagamine teile täna. Kui sa oled ikka veel siin ja see andis sulle midagi, siis pane like. Kui sa arvad, et keegi võiks seda kuulda, siis jaga lahkelt. Ja kui sa tahad kuulda veel sarnaseid videosi või olla kursis minu tegemistega, siis pane subscribe. Ja? Nagu ikka siin YouTube'is need asjad käivad. Igal juhul ilusat elu. Ja kõike head soovides sulle tänasesse päeva ja edasisse ellu. Ja, olgu nii. Tšau.